Tere tulemast kuulama Teevida uut podcasti sarja reisimisest, rongidest ja karjäärist raudteesektoris. Täna oleme siin, et rääkida väga olulisest aspektist kindlasti kõikide jaoks, mis on keskkond. Ja selleks on meil siin Ingrid Lai ja Jaanus Remm. Enne kui me pikalt hakkame lähemalt rääkima keskkonnast, probleemidest, muredest ja lahendustest, siis äkki mõlemad tutvustate, kes te olete, kust te tulete ja mis te igapäevaselt teete. Ingrid, alustame sinust. Mina olen siis Rail Baltic Estonia keskkonna vanemspetsialist ja igapäevaselt tegelengi kõigi Rail Balticuga seotud keskkonnateemadega. Mis siis puudutab nii projekteerimist, ehitamist kui ka siis pärast, kui me kasutama hakkame, et ka siis kõik need keskkonnateemad oleksid meil kaasatud ja hõlmatud ja juba praegu ette välja mõeldud. Ja, mina olen ulukeekspert siis Rewildist ja kindlasti väheke ka teadlane, zooloog, igapäevaselt siis tegelengi metsloomade uurimisega, nende kaardistamisega ja siis loodus- ja metsloomasõbralike planeerimislahenduste loomisega. Ja mis see on, mis sind keskkonna teemade, keskkonna ja loomade uurimiseni üldse kunagi tõi? Maru hea küsimus. Eks see loodus- ja loomaarmastus kuskilt lapsepõlvest ikka pärit on, et olen ühes väikses Eesti väikelinnas üles kasvanud, kus on palju metsa ja ma arvan, et sealt ja siis ülikoolis sattusin õppima zooloogiat ja sealt see loogiliselt nagu edasi arenes. Ingrid, sama küsimus sulle. Mis sind keskkonna juures enim paelub? Ma olen sellele mõelnud, et mis see nagu on, mis teeb selle valdkonna põnevaks ja ma olen aru saanud, et keskkond on nii suur ja nii muutuv teema, et see ei saa mitte kunagi igavaks muutuda. Ja selle tõttu nagu see keskkond ei ole lihtsalt servast serva, vaid keskkond üks suur ring ja selle tõttu ta minu arust on, iga teema on paeluv ja just see, et sul on väljakutseid, et kuidas asju lahendada, see teeb minu arust selle valdkonna veel eriti põnevaks. Hetki areneb ja miski ei ole iga päev sama. Just. Aga räägime siis rohkem keskkonnateemadest, kuna probleeme paraku on, nendest räägitakse palju, neist räägitakse pidevalt, tihtipeale lahendusi ei tea, kas ei leita, võib-olla ei panda tähele või tekib üldse probleeme juurde. Ja kuna me räägime eelkõige noortega ja paraku noortele, vähemalt minul on jäänud selline tunne, et fookuses on prügi sorteerimine, plastiku tarbimise vähendamine, joogikõrred, puude istutamine ja miski selline, et võib-olla räägime alguses väga üldiselt, et mis asi on keskkonnasõbralikkus. Kumb tahab vastata? Ja sellele vastuseks kui võib väheke selles mõttes filosofeeriks, et mis asi on sõbralikkus ja sõpruse, eks ole, et kui see pool sellest keskkonnasõbralikkuse sõnast nagu lahti võtta, et sõprus on kindlasti see, kui sa kellestegi hästi suhtud, kindlasti usaldad teda ja selleks, et sa teda usaldada saaks, pead tundma teda ja mõistma, eks ole, et mis temalt oodata. Ja ma arvan, et see keskkonna ja looduse sõbraks olemine, see suhe selle keskkonna või loodusega on tegelikult üsna sarnane, et seda, loodust siis on vaja tunda, teda usaldada ja olla temaga sõber, nii nagu sa oled kellegi teise inimesega sõber. Ja ma arvan, et hästi oluline asjaolu on siin see, et keskkond ja loodus laiemalt tegelikult on hästi võimas nähtus. Tugev võimas, kindlasti palju tugevam, kui me inimestena oleme. Me küll teame, eks ole, väga paljudest teemadest, et me kipume keskkonnale ja loodusele liiga tegema. Aga kui laiemalt nagu mõista, siis tegelikult inimesel ikkagi nagu looduse raevu ees nagu lootust ei ole. Ja sellepärast tegelikult tasub olla looduse ja keskkonnaga sõber, hästi läbi saada, tunda teda ja usaldada, mõista. Aga mis teie mõlema kogemus on
kui head sõbrad on noored looduse ja keskkonnaga? Ma arvan, et tänapäeval noor on keskkonnast teadlikum juba ja selle tõttu võib-olla saab ka öelda, et sõbralikum. Ja mulle väga meeldib nagu see, et mis on see keskkonnasõbralikkus, et minu sükene arvamus on see, et keskkonnasõbralikkus hakkab tegelikult pihta sõbralikkusest minu iseenda vastu. Ehk siis, et kõik see, et kuidas ma iseendasse suhtun ja kuidas ma enda eest hoolt kannan, et kui seda inimesel ei ole, siis ta ei saa olla ka keskkonnaga sõber. Ehk siis, et kui inimene hoolib iseendast, iseenda tervisest, siis järgmine samm ongi, et keskkonnast hoolida. Ja minul on küll tunne, et tänapäeval noored on teadlikumad ja teevad juba teadlikumaid valikuid, kui ma võrdlen seda, kui mina olin noorem. et siis see keskkonnateadlikkus ja see info oli tegelikult vähem kättesaadavam ja mina ei osanudki siis võib-olla noorena nii väga teada, et mis see nagu see minu see käitumise või valikul see keskkonna mõju on. Nii et mina arvan küll, et aina teadlikumaks muutuvad ja soovitus on, et alustada iseendaga sõbralikuks olemisest. Aga kas võib-olla noorte selle teadlikkuse taga on ka mingid sellised aktiivsemad kliimaaktivistid, näiteks Greta Thunberg? Ja minul oli väga tore oli vaadata seda ja mina elasin temale väga pikalt nagu kaasa. Ma ei tea, kus ta nüüd kadunud on, et enam ta kuidagi meil pildis ei ole. Eile oli uudis. Eile oli just. aga minule küll väga meeldib, et kui ma kusagil näen noori võitlemas keskkonna eest, siis et võib-olla see täielik teadmine võib-olla, et kuidas seal need taustadsüsteemid toimivad, võib-olla seda ei olegi, aga see pealehakkamine ja võitlemine enda keskkonna eest, minust on see ainult on teretatav, et see peakski tulema noortelt. Jah, jumala nõus jah. Ja selline keskkonnaaktivism on hästi oluline, aga loomulikult selle kõrval on oluline ka tegelikult see, kui igaüks ise nagu püüab just nimelt see vaikne nagu loodusega sõbraks saamine, mis ei paista üldse välja. Aga et kui väheke nagu tänapäeva inimestesse ja võib-olla isegi noortesse eriti nagu väheke süübida, siis hakkab see välja paistma, et enamik inimesi tegelikult ei taha olla aktivistid ja niimoodi nagu vihaselt võidelda, eks ole, ükskõik mille eest, aga see ei tähenda, et noored ei arvaks, eks ole, et loodust on vaja kaitsta, keskkond on vaja kaitsta. Ja väga palju saab niimoodi just nimelt ära teha, kui igaüks ise õpib seda loodust tundma ja oma igapäeva toimetused siis, ja otsused, eks ole, vastavalt sellele langetada, olla sõber iseendaga, olla sõber loodusega ja jõudumööda siis võtta järjest suuremaid asju ette. Kusjuures ma tegelikult olen väga nõus sinu mõttega, et see nii-öelda vaikselt loodusega sõbraks saamine, sest et minul on kuidagi selle näiteks Greta Thunbergiga hoopis kuidagi teistsugune kogemus või minul on kuidagi see, et kui ta tuli, teda oli hästi palju, ta oli hästi intensiivne, see kõik, mida ta rääkis, oli nagu hästi forseeritud, mis ma olen nagu nõus selles osas, et mulle tundub, et selleks, et me saaksime tulemusi, et inimesed hakkaksid mõtlema, muutma oma mingeid käitumisharjumusi, me paraku peame nagu minema hästi tugevalt peale lendama. Aga et minul kuidagi temaga oli nagu kuidagi alati oli nagu see, et seda on nagu liiga palju. Et seda on et ongi, et ma tahan nagu vaikselt. Ma tahan nagu ise kõigepealt hoolitseda enda eest, siis ma saan loodusega sõbraks. Et minul oli kuidagi temaga oli hästi nagu teistsugune kogemus kui Ingrid sinul. No võib-olla ta oligi nagu see, et ta pidi mõjuma vanemale generatsioonile. et võib-olla tema roll oligi see, et mitte võib-olla isegi tuua nagu päevavalgele seda, et mida noored mõtlevad, aga ma saan aru, et tema roll oligi nendele otsustajatele ja vanemale generatsioonile, kes on praegu seal otsustuse juures, nendele selgeks teha, et kui te teete otsuseid, et siis mõelge palun nendele noortele ka, et selles suhtes, et võib-olla see sõnum pidigi minema, jõudma ka kohale, ta pidigi olema nagu nii intensiivne, et lõpuks nagu et hakataksegi mõtlema, et oot, teada, keegi tuli siin midagi veel nagu rääkis, et selles suhtes, et mina just vaatan selle koha pealt, et ta oli intensiivne
aga vanemale generatsioonile, et äkki jõudis mõni sõnum kohale. ma arvan küll, et pani mõtlema. Seda on tegelikult näha ka, eks ole, et need teemad, mis ta tõi, eks ole, päevakorda, et neid ikkagi, ütleme siis otsustajad nagu võtsid nagu kaaluda ja nii mõnigi otsus on ka ju langenud. Aga siit edasi nagu võiks öelda, et kui me näeme siis, eks ole, ühiskonda sellise demokraatliku ühiskonnana nagu Eesti näiteks on, aga ka paljud teised riigid, et siis tegelikult see kõige suurem otsustaja lõpuks on ikkagi see nagu üksik inimene oma igapäevaelus ja need otsused, mida igaüks ise teeb, et need lõpuks on kõige olulisemad. Et jah, et meil need inimesed, keda me oleme nagu delegeerinud, eks ole, ennast esindama, et nad teevad väga suuri otsuseid, aga et kui sinna ei kaasne neid igapäevaelu nagu neid väikseid otsuseid, siis on hästi raske nendes suundades nagu liikuda. Ja samas on kindlasti võimalik suurte asjadeni jõuda siis, kui need igapäevased otsused on õiges suunas, eks ole, aga et neid suuri otsuseid sinna juurde ei tehtagi, siis tegelikult asjad ikkagi saavad nagu hästi lõpuks. Ma küsin provokatiivselt natuke vahele ja ma tõesti ei arva, et te olete nüüd vanem sihtrühm, aga sest parandage mind, kui ma eksin, aga kui Greta Thunberg nii-öelda esiplaani tuli, ta oli äkki 14. Et ma mõtlen seda, et kui ma olen riigipea, peaminister, lähme natukene stereotüüpidesse, ma olen siuke tugev mees, ma juhin riiki, kas või et kuidas see 14-aastane, kas ta on siis minu jaoks tõesti nagu, et ma nagu kuulan, nagu mida ta räägib, et ja ma olen nagu nõus sellega, et loomulikult kõik, kes teevad neid suuri otsuseid, peavad paratamatult mõtlema järgmistele generatsioonidele, sest meie jääme siia siis, kui neid enam ei ole. Aga et kas see 14-aastane siis on nagu mõjus või täna ta on vist siis äkki mingi 19 või hakkab 20 saama, et kas selline väike tüdruk Rootsist on piisavalt mõjus? Lihtsalt teie spekulatsioon. Ma arvan, et võib olla ja sa nagu kunagi ette ei tea, mis on mõjus, aga mis temaga nagu võis üks asjaolu olla, on see, et need samad teemad, mida tema räägib, nendest on ju aastakümneid teadlased nagu rääkinud. Aga teadlased kipuvad rääkima hästi niimoodi kaalutletult, loogikakeeles, argumenteeritult, faktide põhiselt, eks ole. Aga Greta tõi selle emotsiooni sinna sisse, eks ole. Mis paneb inimesed tegelikult liikuma. Ja lõpuks, eks ole, inimestel paraku kõik otsused on emotsionaalsed ja see emotsioon on seal vajalik, eks ole. Et jah. Okei, nii. Lähme Gretast natuke edasi. Keskkond kui karjäärivalik. Mis te arvate, kas see on noorte seas kasvamas, langemas? Ma loodan, et see on kasvav trend, et inimestele meeldib seda teemat võib-olla just nagu õppida ja lähemalt tunda, et ise teha ka siis võib-olla teadlikumaid valikuid. Et seda infot on väga palju ja see, kes nagu selles mõttes, et tahab seda keskkonda siis sügavamalt tundma õppida, et siis selle keskkonna töövalikuna on ta nagu, mina arvan, et väga, väga hea ja suure potentsiaaliga ala, sellepärast, et aina rohkem hakkab meie ühiskond jõudma selleni, et jõutaksegi otsustamisel seda, et aga mis keskkonnast saab. Et ehk siis, et on vaja alati nagu seda keskkonda sinna juurde tuua ja kui on meil neid keskkonnainimesi on rohkem, mida meil praegu on tegelikult ju suhteliselt vähe, et siis tegelikult ongi vaja neid keskkonnainimesi tuua otsustamise juurde, et see tasakaal peitub selles, et meie otsused kõik lähtuksid siis majandusest, sotsiaalsest aspektist ja keskkonnast. Et kui me nagu kõigi otsuste juures lähtume nendest 3 sellisest alussambast, siis ma arvan, et me jõuaksime selle keskkonna tasakaalupunktini kiiremini ja paremini. Et see, mida varasematel aastatel ongi, et see keskkond on ära unustatud, et siis nüüd, kus ta nagu on aina rohkem jõuab pildile, siis meil on vaja ka neid inimesi, kes sellest keskkonnast räägivad ja oskavad tuua keskkonna aspekti juurde iga otsustamise juurde. Aga kui ma lõpetan 12. klassi
ja ma olen otsustanud, minu südameasi on keskkond, ma tahan teha karjääri keskkonna valdkonnas, mis on minu võimalused? Ma arvan, et mina soovitaks esimese asjana kaaluda ikkagi nagu ülikooli edasi minna, et sügavamalt õppida, et meil on Eestis mitu väga head ülikooli, kus saab erinevaid keskkonnaalasid õppida ja keskkond on nagu nii tegelikult keeruline, mitmemõõtmeline struktuur, et siin nagu on seda nagu mõtte sügavust siiski vaja, et midagi nagu saavutada. Et ma arvan, et jah, et igale ühele see ei pruugi sobida, aga ma arvan, et nagu esimene mõte võiks olla see, et millisesse ülikooli minna edasi õppima. Ja võib-olla ka seal on oluline ka see, et sa pead nagu aru saama seda, et kas sulle meeldivad taimed, kas sulle meeldivad loomad, et mis valdkond või üleüldine selline keskkonna siukesed teemad, et keskkonnatehnoloogia, et sa peaksid nagu aru saama seda, et mis suund sulle sobib, et mina teadsin seda väga hästi, et minule see taimede ja loomade see suund jääb nagu liiga kitsaks, et minul oli väga keeruline oli neid ladinakeelseid nimetusi koolis pähe jätta ja selles suhtes, et ma tundsin seda, et see ei ole nagu nii detailne, detailsus ei ole minu teema. Seetõttu minu valdkond ongi see, et üleüldine keskkonnateemad ja detailsuses, kui on vaja loomastiku eksperti, siis ma saangi kaasata oma töödel loomastiku eksperti, taimestiku eksperti, et selles suhtes, et see kaasatus on väga oluline, aga et ei tohi nagu ära nagu tunda nagu hirmu, et oi, et mulle ka ei meeldi need ladinakeelsed nimed või taimed või midagi sellist ja ma ei lähe seda keskkonda õppima, et peab aru saama, et mida sina nagu soovid nagu teha, et neid keskkonnavaldkondi on nagu tegelikult nii palju, mida sa saad õppida ja isegi kui sa alguses õpid sellist üldist, siis sa saad alati valida selle suuna, et vot, aga mulle need loomad hakkasid meeldima ja ma lähen hoopiski loomastiku peale ja hakkan tulevikus loomastiku seiret läbi viima, et see on minu unistus nagu. Ja ma arvan, et meil noored hästi palju, vähemalt minu ajal küll oli niimoodi, mõtlevad nagu niimoodi, et mida peaks õppima minema, et mis eriala on nagu perspektiivikas, kus on nagu loota head palka, eks ole. Aga hästi oluline on tegelikult ka nagu enda nagu südant kuulata, et kuhu sul see kutsumus on. Ja lõpuks on see, et mis iganes eriala sa valid, kui sa piisavalt vaeva näed, siis sa nagu ka sellest ära elada. Et on nagu sellised nagu võib-olla rohkem nagu trendialad, kuhu hästi palju minnakse ja kus tõesti võib-olla rohkem nagu rahasid liigub, aga samas see ei tähenda, et kui sa saavutad nagu suure pädevuse, mis iganes alal, et sa ei suudaks siis ennast teostada seal ja kellegile kasulik olla. Kui me räägime nüüd kõikide noortega, võib-olla mitte nüüd või lisaks nendele, kelle südameasi on keskkond, ka need, kes tahavad lihtsalt iga päev olla keskkonnasõbrad, siis mis võiksid olla need põhiharjumused, mida nad võiksid teha selleks, et nad oleksid suuremad keskkonnasõbrad iga päev? Ma arvan, et üks selline harjumus võiks olla see, kui iga päev pisike killuke loodust endale nagu selgeks õppida. Mis iganes see on, eks ole. On see siis mingisugune loom, mingisugune taim, mingisugune ökoloogiline seos, aga miks mitte ka muud keskkonnavaldkonnad, eks ole, nagu see prügimajandus, mingisugune, tegelikult lõpuks on ju keskkond ja loodus on ju ka füüsika, keemia, kõik, mis meie ümber on. Ja et ma arvan, et see tundmine, et tegelikult selle taha väga paljud asjad jäävad, et meie või inimesed ei tunne seda loodust. Selline tundmatus tekitab hirmu, eks ole, ja muid nagu halbu tagajärgi, mis sellest võib välja kasvada, et julgelt, aga hästi pisikeste nagu tükkeste haaval, et siis ei ole keeruline, sest tõesti, kui sa nagu satud õppima taimi kuskil esimesel kursusel, sulle antakse nagu 100 ladinakeelset nime ette, et nüüd on nädal aega või 2 päeva
et see on võib-olla paljude jaoks liiga suur tükk ja. Et võtta seda nii-öelda endale hoomavate ampsudena. Jah. Väga lahe. Ingrid? Jah, et see looduse armastus, ma arvan, et hakkabki tegelikult selliste väikeste sammudega ja mina tooksin siia juurde võib-olla selle veel, et igapäevaselt noor võiks nagu mõelda, et mis on see tänane selline tegu, mida ma teeksin natukene teisiti, et minul oleks hea ja ka keskkonnal oleks hea. Ehk siis, et alustades sellest, et kui ma ei tea, hommikul kooli minna, et kas mul on nii lühikene maa, et ma saaksin siis jala minna või siis pärast poodi minna ja ka see, et kas ma ütlen oma vanematele, kuule, vii mind autoga täna kooli ära, sest et mina magasin sisse ja ma ei viitsinud varem ärgata, et see tegelikult see auto läheb sinna liiklusesse, see on kõik on see mõju, see, kui ma lähengi sinna poodi ja ma valin endale mingisuguse vahepala, et kas ta kubiseb eedest või ma võtan midagi tervislikku, kas see vahepala on siis nagu selles mõttes eestimaine või ta on üle pakendatud, kas ma teen selle valiku, kas ma ostan kogu aeg topsides jooke või ostan kogu aeg veepudeleid või ostan selle ühe veepudeli ja kannan seda kaasas ja täidan selle kraani veega. Et need on kõik sellised hästi pisikesed sammud ja muudatus algab siis sellest, kui me oleme suutnud oma harjumisi muuta ja harjumuste muutmine võtab väga kaua aega. Kes on öelnud, et 21 päeva pead ühte sama asja vist tegema, et sinu keha oleks valmis selle muudatusega. Ehk siis, et noored, et oma igapäevaste valikute tegemisel, et võiksid küsida, et kas sellel asjal on ka alternatiiv, mida ma praegu nagu teen ja kui on, kas ma võin seda endale nagu lubada, seda alternatiivi ka, sest tegelikult on keskkonna asjad võivad olla ka nõksa kallimad. Eesti söök võib olla kallim ja selline ütleme keskkonna sõbralikumad tooted võivadki olla kallimad, et kas ma saan seda lubada endale ka, et alati nagu mõelda juurde. Aga tõsi on see, et kas mul on vaja seda kõrt või mul ei ole vaja seda kõrt, et kui mul see ja millist kõrt siis on ju, et kas ma siis ostan endale, ma ei tea, metallist kõrred ja täiesti vabalt joo metallist kõrrega ja pese puhtaks ja joo jälle ja ehk siis, et sellised pisikesed igapäevased valikud, kas mul on alternatiiv ja milline mu see alternatiiv on, et sealt hakkavad, ma arvan, sellised muutused peale ja kui noor juba noorena hakkab juba tegema selliseid ütleme selliseid küsimusi peas endal looma, siis tulevikus täiskasvanuna on tal väga lihtne neid valikuid teha juba, et siia tuleb juba täiesti loomulikult. Selle võiks võib-olla kokku võtta, et ole iseenda keskkonnajuht. Jah. Seal on nii nagu organisatsioonis on keskkonnajuht, kes tegeleb sellega, et organisatsioon oleks keskkonnasõbralik, siis igaühel on olla vabadus ja võib-olla ka isegi vastutus olla iseenda tegude ja otsuste keskkonnajuht. Väga lahe mõte. Kui me räägime keskkonnast, me räägime keskkonnaga sõber olemisest, keskkonnasõbralikust liikumisest, me räägime rongidest. Kui me räägime rongidest, siis me räägime ka Rail Baltica raudteest, mis ühest küljest on ju ka keskkonnaprojekt, aga on tekitanud eestlaste seas ka väga erinevaid emotsioone, just ka keskkonnale mõeldes. Küsin alustuseks, kui palju te ise rongiga sõidate? Alustame Jaanusest näiteks. Mina võimalusel sõidan palju, aga reaalsuses võib-olla mitte väga palju. Asi on selles, et minu igapäeva toimetused on Tallinna piires, eks ole, ja ma tegelikult hästi palju sõidan jalgrattaga. Ja jalgratas on selles mõttes rongile konkurent, muidugi ühe linna piires, eks ole. Et jah, selles mõttes. Aga Tartusse saab rongiga kiiremini kui jalgrattaga. Absoluutselt, jah. Ja selles mõttes oli mulle nagu väike löök, kui siin Elroni rongides need jalgrattapiletid sisse pandi, et enne seda oli maru mõnus alati jalgratas kaasa võtta, aga nüüd, eks ma ikka võtan, aga eks siis maksan ja mõtlen, et ahah, et nüüd ta on juurde maksma ja kui Tartus on nagu ainult võib-olla mingi väike maa nagu liikuda, et siis võib-olla ei hakka nagu juurde maksma, et võib jalaga käia. Ingrid, palju sina rongiga sõidad?
olen nagu selles mõttes, kuna mina ei ela Tallinnas, mina elan Tallinnast 30 kilomeetrit eemal ja olen ka siis varasematel töökohtadel, et kui oligi mugav käia rongiga, siis ma olengi käinud rongiga, et ehk siis, et kiirus ja just see, ütleme, niisugune pimedal ajal, et rongiga liikumine on igal juhul on mugavam ja ma arvan, et isegi üksinda liikudes ongi ju ka tegelikult odavam. Nüüd nagu praegu tööl käies pean ma nentima fakti, et kuna praegu on nagu laste logistika on selline, et päevapealt võib nagu poole päeva pealt lihtsalt pead istuma autosse ja sõitma nagu koju, siis siia meie uude kontorisse kolides on natukene see logistika mul nagu paigast ära läinud, aga ma olen koopereerunud oma kolleegidega, ehk siis, et ma olen proovinud nii teha, et ma ikkagist nagu üks inimene autos linna ei liigu. Ja kui mul saab nagu niisugune stabiilsus on tulnud võib-olla, et siis ma jätkaksin rongiga liikumist, et ikkagist see, et on mugavam, kiirem ja ka rahakotile sõbralikum. Mina käisin Tallinnas Tartus ülikoolis 3 aastat ja ma arvan, et selle 3 aasta jooksul ma sõitsin 2 korda rongiga või tähendab 2 korda autoga, ma sõitsin enamusega rongiga, ma sõitsin autoga sinna, kui ma kolisin Tartusse ja ma sõitsin autoga teinekord, kui ma Tartust Tallinnasse tagasi kolisin. Aga teeme selle võimalikult lihtsalt, võimalikult selgeks. Ingrid, palun seleta, millest tuleb rongi väike keskkonnajalajälg? Rongi väike keskkonnajalajälg RB puhul tuleb siis, kui me kasutame elektrirongide puhul taastuva energiat. Ehk siis, et me ei kasuta fossiilkütusel põhinevaid kütuseid ja hakkame kasutama tuule- või päikseenergiat. Et sealt tulebki siis keskkonna jalajälje vähenemine ja reisijad liiguvad autodest rongidesse ja ka kaubad liiguvad siis maanteelt rongide peale ja ka sealt siis selle nihke tõttu tekib siis CO2 vähenemine. Nii. Jah, ei, ma võin nagu täiendada, eks ole, hea, et see CO2 teema on hästi oluline, aga et siin tegelikult rongidel on võib-olla muid mõõtmeid veel võrreldes maanteetranspordiga, et üks jalajälje vähendaja kindlasti on see, et inimesed ja kaubad seal rongis on ühes üksuses sees, eks ole, ja kui me räägime näiteks sellistest efektidest, nagu on liiklustiheduse elupaiku killustav mõju või siis mürahäiring, et kui kõik need 100 inimesed sõidavad ühe rongiga sealt loodusest läbi selle looduse, eks ole, et siis see on üks häiring, võib-olla see üks häiring on tiba tugevam kui üks auto, aga samal ajal ta on nagu summaarselt palju väiksem, kui kõik need inimesed jagada ükshaaval või paari kaupa nagu autodesse ja siis hajutada selle aja peale laiali. Sa mainisid taastuvenergia kasutamist. Too veel mõned näited, kuidas raudteed projekteerides mõeldakse ja arvestatakse keskkonnaga. Raudtee projekteerimisel viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine ja seal vaadatakse siis kõiki aspekte, mis on seotud siis selle projektiga ja seal ei ole siis ainult siis loodus ja loomad, vaid et üheks komponendiks on ka inimene ja vaadataksegi just siis sotsiaalse poole pealt ja majandusliku poole pealt, ehk siis proovitakse leida see 3 jalaga see tasakaal ja see on selle keskkonnamõju hindamise selline kõige suurem siis väljund, et kuidas leida selles projektis see tasakaal ja kui siis on meie projektil on kindlasti on negatiivne mõju, aga küsimus on ka selles, et kas me saame seda negatiivset mõju siis olulist negatiivset mõju leevendada, ehk siis, et töötatakse välja siis keskkonnameetmed projekteerimiseks, mida tuleb siis projekteerimisel vaadata, kuidas tuleb teha nii, et keskkond oleks leevendatud, keskkonnamõju oleks leevendatud, siis ehituse ajal, et kuidas on ehitusaegselt keskkonnamõjud leevendatud ja kasutusaegselt. Ja kui ei suudeta leevendada, siis on nõue, et on vaja kompenseerida. Ehk siis need negatiivsed mõjud, mida selle projekti käigus ei suudeta leevendada, siis need siis me hakkame siis kompenseerima. Oskad sa tuua ka mõne näite leevendamisest ja ka kompenseerimisest?
Leevendamisest on väga hea näide võib-olla see, et kui räägitakse, et Rail Baltic lõikab Eesti nüüd kaheks ja loomad ei saa liikuda sealt läbi, siis üheks leevendavaks mõjuks või leevendavaks tegevuseks ongi loomade liikumise hoidmine ühelt poolt teisele poole ja selle tõttu ongi projekteeritud siis väga palju loomade ülepääse, ökodukte ja ka altpääse, mille osas siis ongi loomastiku-ekspert saanudki algusest alates oma sõna ja oma teadmistega selle projekti juures olla ja just selle projekteerimise faasis välja töötada need kohad, kus on vaja milliseid loomapääse teha suurtele loomadele või siis ka kahepaiksetele, kuidas nemad sealt kusagilt torust läbi saaksid. Kui seal torus voolab ka vesi, kuidas siis see kahepaikne seal läbi pääseb, et kõiki neid asju on arvestatud juba projekteerimises, et see üks leevendusmeede on kindlasti see, et me oleme loomadele teinud väga palju läbipääse ja keskendunud just nendele kohtadele, kus siis rohekoridor ristub siis Rail Balticaga. Sinna on läinud see kõige suurem siis selline tähelepanu, et seal oleks loomadel vaba liikumine ja rohekoridoride ühendatavus ei oleks takistatud. Mul on väga hea meel, et sa selle sisse tõid, sest et ma tahtsingi küsida oma lemmikosa kohta looduses, mis on loomad. Sa rääkisid ülepääsudest, altpääsudest, ökoduktidest. Äkki siis Jaanus, sina seletad täpselt ära, mis asi on ökodukt, milleks seda kasutatakse ja mis need altpääsud ja ülaltpääsud ja mis need kõik on? Jah, ökodukt, eks ole, nagu sõna ütleb, see koosneb kahest võõrtüvega, kui ma ei eksi, siis ladinakeelse algupäraga nagu poolest, eks ole, et öko, kui nagu ökoloogia on sama tüve pealt, eks ole, ja dukt kui siis läbiviik, et samamoodi me teame ju viadukte, akvedukte, eks ole, ja võib-olla midagi veel. Ja kui nii võtta, siis jah, ökodukt on selline rajatis, mis siis ühendab ökosüsteemid kahel pool, siis näiteks raudteed, maanteed, aga võib-olla midagi, võivad olla neid juhtumeid veel, eks ole, kus. Ja ehk siis loomastiku läbipääs, looduse läbipääs, ühendustee, eks ole. Ja neid on tõesti hästi erinevaid. Et klassikaliselt, kui öeldakse ökodukt, siis mõeldakse selline suur sild, mille peal on loodus. Mets kasvab silla peal, eks ole. Ja kitsamas mõttes jah, selline ongi see ökodukt, ehk siis selline sild, mis ühendab kogu ökosüsteemi, kõik liigid, kõik eluvormid, kes siis selle koha siis kahel pool seda raudteed elab, sealhulgas siis suured metsloomad, väiksed metsloomad, ka taimed, eks ole, ja kogu elu. Ja nüüd, kui siit alla tulla, siis tegelikult on ka nagu lihtsamaid, et tüüpiliselt selline ökodukt peab olema hästi suur ja lai, kallis ja päris igal pool ei ole nii võimsaid rajatisi vaja teha, eks ole. Või siis on mõne liigirühma jaoks vaja läbipääse sagedamini, kui on võimalik selliseid suuri ökodukte rajada. Näiteks kahepaiksetele on vaja läbipääse palju sagedamini kui põtradele. Lihtsalt sellepärast, et erinevad loomad oma igapäevast elu elavad väga erineva kodupiirkonna peal. See liikumisulatus on erinev. Ja siis näiteks konnadele või siis rebastele siis tehakse tüüpiliselt toru raudtee alt läbi, ehk siis ulukitunnel või konnatunnel. Või siis on ka suurulukitunnelit, mis on siis näiteks põdratunnel või siis selline suuruluki altpääs, eks ole. Ja igal sellisel lahenduse tüübil on omad eelised. Nad kipuvad siis sobima erinevatele liikidele rohkem või vähem. Ja kui mina nüüd siis väheke rohkem kui 9 aastat tagasi esimest korda selle Rail Balticaga kokku puutusin niimoodi praktiliselt ja et siis me oma tiimiga hakkasimegi seda looduse ja loomade, võiks öelda, pusa nagu lahti arutama.
kaardistama pikki seda trassi, et mis loomad, kus elavad, milliseid läbipääse nad vajavad, milliseid elufunktsioone nad kuskil täidavad, sest loomad ei ole nagu lihtsalt nagu mingid molekulid metsas, mis nagu prauni liiguvad, vaid neil on erinevatel aastaaegadel erinevad funktsioonid, küll on mingisugune, eks ole, selline, kas see on siis sigimishooaeg või jooksuhooaeg, eks ole, siis neil on vaja seal omavahel ühtemoodi suhelda või siis on mingisugune talveunehooaeg või mingi muu hooaeg, et siis teistmoodi, et kõike seda nagu arvestada ja saada aru, et mis meil selle kavandatud trassijoone peal siis toimub ja mismoodi me saaksime siis lahendada selle asja, et nagu on jah, markantselt öeldud, et Rail Baltica lõikab Eesti looduse pooleks, aga et kuidas siis juba eos tegelikult see loodus jälle kokku traageldada või põimida niimoodi, et läbi nende läbipääsuda. Kas sa oskad äkki tuua ka mõne toreda näite, millised loomad ja kui palju ökodukte täna ületavad? Jaa. Suured ökoduktid on, Eestis on seiratud, me ise oma tiimiga ei ole, aga üldiselt suured loomad väga hea meelega käivad üle. Kõik Eesti suured metsloomad käivad meist üle. Põdrad, metskitsed, sead, karud, ilvesed, hundid, eks ole. Et kui teha niimoodi, et loom ennast seal mugavalt tunneb, siis ta käib üle. Üks huvitav näide oli see, või näide, mis ei ole nüüd Rail Balticaga seotud, aga me siin Tallinna linnakeskkonnas hiljuti rajati ühed konnatunnelid mõni aasta tagasi, siis me nüüd möödunud suvel seirasime neid ja nüüd võtsime tulemused kokku ja täitsa nagu tore on näha, et meil on linnakeskkond, linnaserv ja rohealad, aga siiski mitte mingisugune põlisloodus kuskil ja me leidsime sealt 23 liiki, vähemalt, võib-olla ka rohkem selgroogseid loomi, kes ühe suvega sealt läbi käis, kokku oli seal ligi 1000 nagu juhtumit, kui loom seda läbis, aga väga tõenäoliselt rohkemgi, sest meie seadmed lihtsalt ei suutnud tuvastada väga väikseid noori konni näiteks, et see on olnud üsna nagu julgustav kogemus viimasest ajast, et on võimalik tõesti nagu luua lahendusi, mida loomad omaks võtavad ja seeläbi siis see loodus kahel pool seda taristut, transporditaristut siis on omavahel sidusam, ehk siis see taristu ei lõika seda nii tugevalt pooleks. Eks omad mõjud on seal ikka, et ega seda ei maksa nagu sellist petteunelmat teha, et teed midagi loodusesse ja kõik mõjud on võimalik leevendada. Ja teine küsimus oli, vaata see, üks oli leevendamine ja teine oli kompenseerimine ja, et Rail Baltica osas nagu kompenseerimise näide võib-olla on see, et kui on kuskil mingisugune väga kriitiline elupaik nagu trassi alla jääb, et kahepaiksete näide näiteks on, kus on konnade sigimisveekogud, mis on alla jäänud ja raudteed on maru keeruline ühest väiksest tiigist nagu mööda viia, sest seal on kurviraadiused ja suur nagu muldkeha ja kuidas see on, et kui sa ühest kohast 10 meetrit nihutad, siis teisest kohast ta läheb 10 majale nagu otsa, et kumma me siis ohverdame selle ühe nagu konnatiigi või siis 10 noore pere nagu elamise. Et sellised valikud on sageli, eks ole. Ja siis on see võimalik, et on võimalik teise kohta luua uus ja võib-olla isegi parem sigimistiik neile samadele liikidele. Vahel on see keeruline mõnede liikide puhul, aga teinekord on võimalik. Ja sellistel juhtudel ongi olnud, et kus ma olengi siis enam-vähem helistanud Jaanusele, et kuuleta, aga kuidas see nagu päriselus välja näeb, et kui see konnatiik jääb ette, et millal me need konnad sealt nagu välja võtame, siis põhimõtteliselt ongi see, et ennem kui hakatakse siis seda raudteed ehitama, on vaja siis rajada siis konnatiik, siis sealt olemasolevast tiigist need konnad siis sinna uude asustada ära ja kogu see siis trassiala seal siis takistada ära, et kahepaiksete taraga, et nad enam oma sellesse
loomaomasesse sellesse tagasi ei läheks ja oleksid siis läbipääsud juba ka, et võimalikult varakult, et nad saaksid teisele poole liikuda. Et see oli ka nagu see küsimus, et väga hea plaan, et aga et kuidas see nagu päriselt toimub, et ja meie esimeste siis ehitusprojektidega esimeses lõigus meil küll sellist olukorda ei ole, et aga kus me alustame siis Raplamaal ehitust, et aga Kohilast sealt edasi, et on juba need esimesed siuksed näidiskohad hakkavad meil olema, et siis endal on ka päris põnev vaadata, et kuidas see nagu käib, et see ehituse ajal, et aga see on jah, kompenseerimismeede siis. Aga Ingrid, mitu ökodukti Rail Baltica trassil üldse kokku jääb? Ökodukte praegust täpset arvu ei oskagi öelda, sellepärast et Pärnust allapoole siis on meil praegu see trassi valik on veel lahtine ja täpsed ökoduktid seal siis selguvad, aga 30 ringis me saame seoksest numbrist küll rääkida. Ja palju neid täna valmis on? Täna täiesti valmis on üks, aasta lõpuks saab 2 tükki saab veel valmis ja järgmisel aastal valmivad veel siis 2. Ja need on need suured, eks ole, kust põdrad läbi pääsevad ja karud, eks ole. Aga lisaks nendele on ju kavas rajada sadu, vist mitte päris tuhandeid, aga äkki isegi tuhandeid, kui kõik nagu sealhulgas nagu väiksed konna läbipääsud ka arvestada, eks ole, kus jah. Neid on tõesti palju, et ühel hetkel on vaja tõesti hakata seda kokku lugema, et kui palju meil siis neid looma läbipääsudega truupe on, sest et neid on mingisuguse vahemaa tagant ja ütleksime küll, et väikestel loomadel on läbipääs väga hästi meil nagu tehtud, et ja kui tulevikus siis, kui meil raudtee valmis saab ja hakkame siis seiret tegema, siis saab siis ka siis juba järeldada, et kas see oli piisav ja kui piisav see oli, et ma arvan, et see info, mida me siis kasutuse ajal, kui rong hakkab sõitma ja kõik toimib, et kui me hakkame seda koguma, siis see oleks tegelikult see info just loomastiku ekspertidele väga oluline, et tulevikuprojektides siis arvestada, et mis see oli siis nagu eriti tõhus lähenemine ja mis asi siis, et võib-olla rongi puhul ei toiminud, et ma arvan, et see on nii Eestile on vajalik kui ka ütleme, et siis kogu Euroopale tegelikult see on niisugune põnev info, mida kõik loomastiku eksperdid tahaksid kasutada. Ma arvan küll, et kui see Rail Baltic kõik need ulukirajatised ilusti seiratud saavad ja see teadus hästi ilusti nagu süstematiseeritud ja kokku saab võetud, et see on nagu globaalsel tasemel väga nagu märkimisväärne asi võiks olla. Aga miks need ökoduktid nii palju varem on vaja ehitada, kui raudtee maha pannakse? Kui ökodukt on varem ehitatud, siis kuna selle põhitrassi, selle raudtee rajamine võtab aega 2-3 aastat, siis on tegelikult sel perioodil loomadel võimalik siis üle pääseda sealt üle ehitusobjekti siis. Kindlasti on ehituse ajal on see mõju on loomadele väga suur, peletab kindlasti sel hetkel eemale, aga et kui näiteks aiad on ette pandud juba ehituse ajal, et loom ei pääse sealt ehitusobjektilt üle, siis mingisugusel vaiksemal ajal juba loom hakkab juba sealt ökoduktile liikuma, ehk siis, et sellega me võimaldame ehituse ajal juba loomade läbipääsu, et me ei tekita sellist olukorda, et 2-3 aastat on täielik barjäär loomadel, vaid et loomadel oleks juba võimalik üle pääseda, et see 2-3 aastat on ka loomadele väga, väga oluline. Ja vaata teinekord loomadel võtab aega harjuda. Me oleme näinud neid pilte, eks ole, kus metskitse jäljed on nendel samadel ökoduktidel juba ehituse ajal, eks ole, et mõni loom tuleb uudistama, aga teine loom vajab harjumist, et see omaks võtta ja see annab selle aja, et siis kui raudtee valmis saab, et selleks hetkeks on loomad ka harjunud, mitte nad ei pea siis hakkama harjuma. Ja kindlasti on oluline ka see, et kui me räägime ökoduktist, tegelikult tunnelites ka, aga et siis tunneli või ütleme ökodukti valmimine tegelikult ei ole sel hetkel, kui sa lindi läbi lõikad. Sellepärast, et sinna peab see taime kooslus ju arenema ja sa ei saa seda panna nagu ehitada, vaid see muru peab sinna kasvama, need põõsad peavad kasvama, need puud peavad suureks saama. Ja see, kui need esimesena ehitada need ökoduktid, see annab lihtsalt selle aja, et seda varem saab see ökodukt tegelikult valmis. Ja loomad hakkavad kasutama. Jah. Kui me lähme nüüd natukene laiemalt tagasi looduse peale,
siis kuidas ühe raudtee ehitus rabasid ja metsasid mõjutab? Nii-öelda hästi lihtsalt seletades. Otsene mõju on see, kui ennem on mets on olnud ja sealt hakatakse raudteed ehitama, siis see raudtee alla jääv mets tuleb maha võtta. Ja kui rabast läbi minna, siis on samamoodi see, et kuidas me sealt rabast läbi läheme, et raudtee alla jääv osa kindlasti maamuutus toimub, aga kas me rabadest läbides ka veerežiimi muudame, et see on see võtmeküsimus. Ehk siis, et rongi või transpordi koridori loomisel on otsene mõju maamuutusele. Kiire vaheküsimus, mitte kõige keskkonnateadlikumatele nagu mina. Mis asi on raba veerežiim? Raba on nagu selline, teil nagu vannis käies on selline vett täis samm, eks ole. See on see turbast koosnev selline suur mätas, võiks öelda, nagu kogu see raba või selline hunnik, nagu, mis on kohevalt vett täis ja seal sees loomulikult see vesi nagu liigub. Ja see on vajalik selleks, et see raba oleks looduslik ja toimiks sellisena, nagu ta looduses on. Ja mooduslasõnaga võiks öelda, et see raba muuhulgas siis suudaks pakkuda näiteks neid ökosüsteemi teenuseid, eks ole, mida ta pakub. Et kui see raba puht füüsiliselt vesi on raba peamine koostisosa, eks ole. Ja kui sa veega midagi seal muudad, siis see võib kogu raba tuksi keerata. Analoogia võiks võtta, et inimese keha koosneb suures osas ju veest. Kujuta ette, et sa kuskilt oma kehast nagu selle sama vee liikumise ära katkestad. Et muidu on muud nagu need keemilised ühendid nagu jätkuvad, aga vot need veeühendid lahused sealt edasi ei saa. Et mis su kehaga nagu juhtub, aga väga mõnus vist ei ole. Et rabaga tegelikult samamoodi. Räägitakse ka rabade taastamisest. Kas see on vajalik? Miks see on vajalik? Ja rabade taastamine on selle koha pealt oluline, et kui me räägime sellest, et veerežiimi on vaja taastada, siis me ei taasta veerežiimi rabades veerežiimi pärast, et me selles mõttes, et ei kaitse seal seda vett, vaid et see veetase, mis seal siis rabas on, see tagab selle taimestiku. Kui veerežiim ehk siis vee liikumine ja tase on muutunud, siis taimestik hakkab muutuma ja seda me tegelikult ei taha. Ehk siis, et me tahame, et rabad oleksid sellised, nagu rabad praegu on. Ja need rabad, mis on siis kuivendatud, seal on vesi, veetase on alla läinud, siis taimestik seal on teistsugune. Ja me taastame seda raba just selle tõttu, et me sulgeme kraavid, et sealt välja vetti voolaks ja raba hakkaks seda oma käsna, seda kuju hakkaks tagasi võtma ja taastaks oma siis raba maastiku ja seda olulisust ökosüsteemis, sellepärast et raba oma loomuomasel sellisel olekul on väga kõva CO2 siduja ja meil on nagu selles mõttes, et Eestis, et nüüd on see rabade taastamine populaarseks või selles mõttes sellest, et nagu räägitakse nüüd rohkem, et varasemalt, et võib-olla sellele ei pööratud ka nii olulist nagu tähelepanu, aga kuna see CO2 on meile nagu muutunud nagu selliseks igapäevaseks sõnaks juba, siis on leitud ka seda, et meil on Eestis on väga hea võimalus rabade taastamise kaudu suurendada Eesti selle CO2 sidumist ja kui me räägime RB-ga seoses, siis otse loomulikult, kui me sõidame keskkonnast läbi, siis mets kui CO2 siduja ja raba kui CO2 siduja, kui me vähendame seda, siis me lähemegi kompenseerima, ehk siis, et RB üheks kompensatsiooni meetmeks on ka rabade taastamine ja just sellega, et meil on CO2 mõju ja me lähme seda kusagile mujale kompenseerima, sellepärast et sealt metsast või rabast läbi sõites me ei saa teda täielikult leevendada ja seda mõju me lähmegi siis kompenseerima rabade taastamise puhul. Eestlase kombel ju tahad ikka olla uhke oma riigi üle ja Keskkonnaministeeriumi andmetel on meil Euroopa kontekstis väga palju metsa. Meist on metsarikkamad ainult Soome, Rootsi ja Sloveenia. Miks peaksid noored viibima rohkem metsas? Üks asi kindlasti
millega võiks niimoodi nagu kokku võtta, on seesama loodusega sõber olemine teema. Et nagu öeldud, eks seesama põhjus tegelikult ongi, et loodus on nii määratult nagu võimas nagu faktor siin maailmas, et tema tasub olla sõber. Et siis su enda elu on tegelikult mõnusam. Ja jah, et see on, ma arvan, et see on peamine hästi selline segane vastus, aga sellisele küsimusele ongi nagu hästi keeruline sellist ühte absoluutset vastust anda. Et tegelikult igal inimesel on oma see põhju, või kuidas ta maailma seal näeb ja tunnetab ja inimesed on hästi erinevad. Inimesed on hästi erinevad, ma arvan, et kindlasti igaüks leiab sealt metsast selle oma sõpruse loodusega, aga igal ühel see sõprus on erinev. Ja kui me räägime keskkonnast, eks ole, et siis see termin keskkond jällegi on hästi egotsentriline mõiste, see on, eks ole, keskkond, see sõna räägib ju sellest, et sina oled seal keskpunktis, et see, mis sinu ümber on, eks ole, mille keskel sa oled. Aga tegelikult ei maksa just nimelt, nagu ka Ingrid ütles, et see enda eest peab ka hoolitsema, eks ole, ja et just nimelt, et ei maksa nagu ennast eitada seal keskel, selle kõige keskel ja oledki selle enda keskkonna keskel ja see keskkond on, selles mõttes saab osa sinust või sina oled osa sellest keskkonnast. Kas äkki oskate mõlemad ka tuua mõne sellise toreda avastuse või mida võiks inimene loodusesse minnes tähele panna? Mida vaadata, mida kuulata? Mingi soovitus? Minul oli võib-olla selle küsimusega seoses oli, ma ei tea, kui mitukümmend aastat tagasi, et oli info, et Jaapanis on metsaõhk purki pandud ja inimesed siis saavad seda osta ja et siis kodustad purgi lahti ja tõmbad seda värsket õhku endale ninna, et see pidi hästi populaarne teema olema. Defitsiitne kaup, ehk siis seda ei ole nii palju, ei liigu ringi seal ja mingil hetkel sattusin ka Eestis oli selline kuuseokastest sihukeste paneelide tootja ja et see pidi olema ka väga selline, et loodust viiakse, et ostetakse kuuseokkaid, et transporditakse seda Jaapanisse ka, et mingisugust puitu, et inimestel oleks nagu, ma ei tea, et seda kuuselõhna ja sellepärast, et nemad on nagu aru saanud seda, et ja neil, kas vist isegi arst kirjutab välja, et sa pead minema loodusesse jalutama, et stressi maandamise ja kogu selle jaoks, et see ongi nagu see, et mitte psühholoogi juurde, vaid et mine jaluta metsas. Ja meil on see teema veel kuidagi nagu, veel on seal kusagil lapse kingades. Ehk siis, et selle kiire virvarri juures, mis igapäevaselt toimub, siis kõige lihtsam ja kõige odavam moodus on minna ennast maha laadima ju tegelikult sinna samasesse loodusesse. See, et kui sa oled pool tundi looduse keskel, need helid, mis seal kõik on, võib öelda isegi, et selles vaikuses hakkavad kõrvad valutama. Ja see on päriselt on ka nii, kui sa terve päeva oled mingi tehnika keskel olnud ja sa lähed loodusesse, kus on tunned ja kuuled, kuidas veepiisad lehe peal kukuvad nagu üksteiselt niimoodi üks ühele siis järgmisele, siis kõrvad hakkavad valutama sellest vaikusest ja ühel hetkel sul kõrvad harjuvad ära sellega ja tegelikult südamelöögid lähevad madalamaks, sinu stressitase kõik läheb madalaks, et seda tuua nagu juurde, et isegi kui sa midagi muud, et on see, et ma ei ladinakeelsed nimetused või asjad, et on minu jaoks liiga keeruline, ma olen nii närvis ja mida kõike veel, et nii palju asju on niigi vaja õppida kogu aeg, siis kas see, et mine ja lihtsalt ole seal looduses ja 10 minutit, 15 minutit, ideaalne oleks pool tundi on ja sealt hakkabki see, et sa saad aru, et see värske õhk, mis seal on ja see teeb sinu kehale head ja sealt hakkabki see sõbralikkus minu enda vastu, ehk siis, et
see on kõik tehiskeskkond, mis meile avaldab kogu aeg negatiivset mõju. Terve selle aja, kui me siin räägime, on kõik see siin avaldab meile negatiivset mõju. Et kui me lähme loodusesse, siis tegelikult meil seal looduses ei ole sellist asja, mis meile negatiivset mõju avaldab, vaid seal on ainult positiivne mõju meile. Mul oli üsna nagu sarnane mõte, või ma oleks nagu siia lisanud, aga sa juba ütlesid ära, et ma tulin täna peale selle, et mulle rongiga meeldib sõita ja kõige rohkem meeldib mulle jalgrattaga sõita, et siis täna ma sõitsin ka liinibussiga ja huvi pärast ma ütlesin ära, et seal vuhises ja mürises ja kõik, et kui kõva see lärm on ja üsna stabiilselt oli 72 detsibelli, see on tegelikult nagu päris kõva ja minu meelest mingist ajast kestvusest, kui seal viibida, siis see hakkab juba nagu kahjustama tervist, eks ole. Jah, et selle sees me elame ja ma ei tea, kas ma nüüd selle mõttega suudan nagu noori nagu ahvatleda, eks ole, selle eriala poole, aga et ma soovitaks küll, et minge metsa ja kuulake korra, kuidas vaikus heliseb ja kuidas sellest helinast nagu esiteks hakkad nagu detaile kostma ja kuulma ja siis hakkad kuulma neid häid mõtteid, mis selle peale tuleb. Aga et minge ja proovige järgi, et ega seda nagu sõnadest see kõlabki võib-olla liiga pateetiliselt, aga igaüks võiks seda proovida vahel. Jah. Aga selle toreda mõttega ma tegelikult lõpetaksingi. Aitäh, Ingrid, aitäh, Jaanus, teie teadmiste, kogemuste, mõtete eest. Aitäh ka kõikidele meie kuulajatele, uute teemade ja saatekülalistega oleme teie ees juba õige pea, nii et kohtumiseni.